Head sõbrad, ma räägin teile nüüd ühe uskumatuna tunduva loo Tartu Maarja kiriku kellast nimega Hõikaja. Sellest kellast, mis ligi 150 aastat tagasi üle kogu Tartu kõlas. Vahepeal Viljandi lähedal Paistu kiriku tornis helises ja kuidas ta tagasi koju jõudis. Aga selle loo jutustamiseks peame kerima aega tagasi enam kui 400 aastat. Maarja koguduse esimene kirik ehitati 16. sajandil. See asus tänase Tartu Ülikooli lõunatiiva kohal. Kirik hävis laastava Põhjasõja käigus 1710–1721. 1833. aastal otsustati ehitada pea 11 000 liikmelisele kogudusele uus oma kirik. Linnaarhitekt von Kaisti projekti järgi alustati kirikuhoone ehitust 1836. aastal. Kui Maarja kirik 1842. aasta 12. jaanuaril pühitseti, siis esimene suur mure oli selle kirikuga see, et kui teda 36. aastal ehitama hakati, siis 37. aastal varises maakivist ehitatud torn 1. septembriga öösel kokku. Kogu torn tuli lammutada ja siis hakati seda torni ehitama juba telliskividest. Teine suur sündmus, mis selle kellaga seotud on see, et 2 esimest kella, mis Tartus valati, läksid lõhki. Ka 3. Riia meistrite poolt valatud kell läks lõhki. Olukord muutus nii tõsiseks, et kellade puudusel ei saanud enam matuseidki pidada. Ja nii saatsid kirikuisad 1862. aasta suvel abipalve Peterburi Jaani kiriku õpetajale. Teema oli tuline ka Tsarskove selo paljudele kirikutele. Selgus, et pronksist valatud kellade asemele on mõistlikum tellida terasest kellad, mis peavad Põhjamaade temperatuuri kõikumistele paremini vastu ja on oma häälelt sama kaunilt kõlavad. Nii otsustati tellida väiksem 20-puudane ja suurem 40-puudane kell, millele paluti saksakeelne tekst, mis eesti keeles tähendab ärka üles, hääl kutsub meid. Torpati Püha Maarja 1862. Ja see telliti siis Saksamaalt Bochumi valukojast, kus valati teraskellasid, mis oli täiesti uus arusaam, sest muud kellad on kõik malmist ja segudest valatud. Ja see kell valati siis Bochumis 1862. aastal, jõudis ta Tartusse nii keerulist teed pidi, kui Bochumi linnast raudteed pidi Stetteni sadamasse, sealt aurulaevaga Peterburi, Peterburist hobuveokitega Pihkvasse ja Pihkvast lodjaga Tartu. See kell ja tema väiksem variant koguja jõudsid siis Tartu Maarja kiriku torni 1862. aasta oktoobris. Kirjapanekus seisab, et 28. oktoobri varahommikul, kui rahvast tulvil kiriku suured uksed avati ja valgus sisse tungis, seisis lillevanikutega ehitud hall teraskell kui taeva kaunis mõrsja torni all. Siis hakkas rääkima õpetaja. Suurem kell hõikab Jumala nimel rahvast, et nema pato unest ülesse virguse. Sellepärast olgu tema nimi Hõikaja. Väiksema kella ülesandeks sai patu unest äratatud rahva kokkukutsumine, et nema oma patohäda Jumalale kaebase ja omast koormast ning vaevast pääsese. Sellepärast olgu tema koguja. Kui orel mängima hakkas, võis Hõikaja teekond väikese kella kõrvale torni alata. Varsti hakkasid kellad helisema ja nende ilus hääl oli kuulda kogu linnas kuni Luunjani välja. Suur sündmus selle kelle jaoks oli 1869. aastal peetud esimene Eesti üldlaulupidu, kus laulupeo rong käib 18. juunil 1869
läks Maarja kirikust mööda ja Maarja kiriku 2 kella ja Jaani kiriku kellad helistasid esimese laulupeo avatuks. Siis aga oli väga tore aeg kuni 1941. aastani. Taganevate punavägede süütepomm tabas Maarja kirikut. Samal nädalal pommutati 4. Tartu linna maatasa. Selle kella saatus oli see, et kui kellatorn kokku varises, kukkus see kella alla. Kirjeldatud on seda, et õõgus nagu päike, sest kuumus oli nii suur, aga teras kell ei sula kokku, vaid lihtsalt õõgub. Kukkus alla ja jäi sinna kuni kuskil 47. aasta nii varju, aga siis Eduard Salumäe, kes oli Paistu kiriku õpetaja ja tema abikaasa vend leidis selle kella Tartu Vanareolaost. Ja sealt Eduard Salumäe siis oma jõududega tarnis selle kella siia Paistusse ja 48. aastal pandi see kell ülesse Paistu kiriku kellatorni, kusjuures Paistu kiriku malmkell oli selleks ajaks ka juba lõhki läinud. 2021. aasta maikuus külastasid Tartu Maarja koguduse inimesed Viljandi lähedal Paistu kirikut ning siit jäi kõlama mõte, kas oma kodu ikka kõige armsam paik ei peaks olema, ka hõikajale. Kui üks kell on kodust kaugel olnud pool sajandit, siis on ju õige ja hea, et see kell läheb koju tagasi. Mina olen nõus, kohe. Ka kogudus oli nõus, keegi tegelikult ei olnud vastu. Küsimus oli, kuidas seda teha, kust tulevad uued kellad, sest kirikutorn ilma kelladeta jääda ei saa. Ja see, kusjuures Tartus valatud 1822 aastal, see kell, mis meil siin on, see kell on katkine, et seda kirikusse tagasi panna poleks saanud. Ajalooline kell, nii et vaja lihtsalt teile mõtelda, kus saad uued kellad ja kuidas see tänane päev võiks teoks saada. Ja nagu taevane õnnistus tuli Saksamaa kiriku kellade börsile müüki pronksist 3 kellakomplekt hinnaga 14 800 eurot. Hannoveris võeti maha ühe kiriku, Püha Vaimu kiriku kellad, see kirik läks müüki. Kiriku ruumist sai kohaliku poistekoori kodu, kellad aga läksid oksjonile ja siis said need kellad sealt oksjonilt ära ostetud. 1976 aastal, kui ma õigesti mäletan, 3 kella Saksamaal valatud pronksid. Nüüd tuli appi Rotary Veli ja kiriku suurannetaja Neinar Seli, kes kellad välja ostis. Kellad, usk, lootus ja armastus jõudsid Paistu 2024. aasta 19. märtsil. 29. mail jõudis hõikaja läbi torni aknaava maa peale ja uued kellad torni. Hõikaja alustas nüüd teed tagasi koju. Ta on pikk teekond, mis on läbi käidud ja ma pean siin kiitma kõiki, kes selle mõttega kaasa on tulnud ja neid on palju, aga mu eriline tänu kuulub Neinar Selile, kes oli nõus toetama selle aktsiooni rahastamist ja ta on teinud seda väga toekal moel. Ta on Tartu Maarja kiriku sihtasutuse suurannetaja. Hetk on natuke rohkem kui emotsionaalne. juunil pärast 83 aastast eemalolekut jõudis hõikaja koju tagasi. Tartu Maarja kiriku taastatud torni aatriumi. Ma arvan, et ka sellel kellal ja kogu selle asjandusel see ja ettevõtmisel, et ainult oma kodukat tagasi jõuab, see on niisugune hea rahuldav tunne kõigile, kes natukenegi sellest ajaloost mingit pilti omavad. 1956. aastal võõrandas toonane linnavalitsus Maarja kiriku varemed Eesti Põllumajandusakadeemiale võimla ehitamiseks. See valmis 1961. aastal. Nii sai kunagisest kirikuhoonest pooleks sajandiks Tartu spordi varjupaik.
Endised kirikuseinad nägid tuhandete tartlaste kaasaelamisel Tartu Kalevi võimsaid korvpallilahinguid, mis sageli teatrietenduse mõõdu välja andsid ja aitasid nii kaasa Tartu vaimu elujõule. On huvitav fakt, et Hõikaja tõi Paistu kiriku tornist alla Toomas Mäeväli, kelle vanaisa omal ajal Hõikaja siia torni paigutas. Tuli samamoodi aken lahti võtta, nagu mul vanaisa omal ajal võttis, kui ta selle kella sinna üles pani. Et see oli mingi 75, 6, 7 aastat tagasi, päris täpselt ei teagi, et kas 46 või 7, mis aastal see kell siia tuli. Ja siis ta oli siin kirikuõpetaja noore mehena seal alla 30, võttis ka kamba kokku ja võtsid seal paar kivi aknaaugust lahti ja need samad võtsime nüüd ka lahti ja tuleb pärast uuesti kinni panna. Nii et Paistu kirik jälle oleks korras. Et see oli ju julge tegu, mis nad omal ajal tegid ja kui seda kella Tartus alguses taheti tagasi saada, et me tahame oma kella tagasi, siis mulle see mõte ei meeldinud, aga kui sai see asi niimoodi, et tartlased Paistule uued kellad hangivad, siis mulle see mõte meeldis ja siin on tõesti Tartu meeste ees müts maha, et nad on aumeestena teinud seda tööd, et kui 600 kilo terast oli üleval ja nüüd tuleb 600 kilo pronksi asemele, et see on väga ilus žest. Eks Paistu kogudusi omal ajal pidi selle kellaga välja ostma, et nad sealt vana rauast ei saanud seda niisama kätte, vaid pidid sama koguse metalli vastu viima. Nii et mul on hea tunne. Tulevikus on plaanis Hõikaja paigutada veel valmimata kirikusaali külglöövi, väärikasse kellatooli koos infotahvliga, mis jutustab kirikuhoone ja kella ülekohtuste ajalugu. Samas jääb võimalus kuulda enam kui 160-aastase Hõikaja häälekaja.